hästi kõigil kogu aeg isadepäev ka, sellepärast, et muidu meid ei oleks siin. Tänu Jumalale. Ja tänu Jumalale selle eest, et meil on taevane isa, igavane isa ka. Ja me võime täna olla koos ja ülistada seda taevast isa, kes tõesti on muutumatu oma armastuses. Nii et me alustame täna ühe lauluga, nagu näha, ja kui sa soovid, sa võid püsti tõusta. Tõsta oma hääl ja kiida kuningat, me Jumal kõik võimastab. Las maa pealt kõlab hüüd ja taevas rõõmustab, me Jumal kõik võimastab. Kiida teda kõigi imede eest, pääste rõõmu ja lunastuse eest ja kuuluta kõikjal tema vägevust, me Jumal kõik võimastab. Tõsta oma hääl ja kiida kuningat, me Jumal kõik võimastab. Las maa pealt kõlab hüüd ja taevas rõõmustab, me Jumal kõik võimastab. Kiida teda kõigi imede eest, pääste rõõmu ja lunastuse eest ja kuuluta kõikjal tema vägevust, me Jumal kõik võimastab. Meie Jumal kõik võimastab, valitseb üle taeva ja maa oma aus ja jõus ja väes, me Jumal kõik võimastab. Meie Jumal kõik võimastab, valitseb üle taeva ja maa oma aus ja jõus ja väes, me Jumal kõik võimastab. Meie Jumal kõik võimastab, valitseb üle taeva ja maa oma aus ja jõus ja väes, me Jumal kõik võimastab. Meie Jumal kõik võimastab, valitseb üle taeva ja maa oma aus ja jõus ja väes, me Jumal kõik võimastab. Jah, me Jumal kõik võimastab. Palun vabandust, see on ilmselt minu viga, et sõnu ei tulnud. Ma ei andnud Kevinile sõnade nimekirja. Ma parandan oma vea kohe. Meil on see suhe Jumalaga, taeva ja maa loojaga, et meie tunneme teda ja tema tunneb meid. Et see on põhjus, et olla tänulik ja oleme valmis. Püha Jumal, taeva ja maa kuningas, tulen sinu ette täna Jeesuse Kristuse nimel, sinu poja nimel, kes on meie lepitajaks, kes on maksnud hinna meie eest. Issand, me täname sind. Täname sind selle eesõiguse eest. Ja täname, et sina valitsed igavesest ajast igavesti. Et ei ole midagi, mis saaks seda muuta. Et sina oled kuningas. Ja ma tänan, et sa oled siin täna meie keskel. Me oleme tulnud kokku, et sind teenida, aga sina oled siin kohal, et teenida meid. Issand, anna armu.
me võiksime saada muudetud täna rohkem sinu poja Jeesuse sarnaseks, sest see on sinu igatsus. Ja me tõesti palume, et see tänane teenistus siin võiks olla sinule auks ja ülistuseks. Tänu sulle. Amen. Ja te võite istuda. Ja nagu Helen juba mainis, siis on täna eriline päev isadel. On küll naiste ülekaal, aga siiski mõningaid isasid näen. Et kõigepealt Pilvil ja Helenil on üks laul selle tervituse alguseks ja siis Eda tuleb ja jagab seda, mis tema südames on. See laul on nii lihtne, et isegi kui sõnu veel ei jõua panna, siis see saab kohe selgeks. Ja see räägib sellest, et me oleme õnnelikud lapsed, kui meil on Jeesus isaks Jumal isaks ja Jeesus vennaks. Ja nimed taevas kirjas. Õnnelikud lapsed, kel Jumal isaks on. Õnnelikud lapsed, kel Jumal isaks on. Õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, kel Jumal isaks on. Õnnelikud lapsed, kel Jeesus vennaks on. Õnnelikud lapsed, kel Jeesus vennaks on. Õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, kel Jeesus vennaks on. Õnnelikud lapsed, kel vaim siin pandiks on. Õnnelikud lapsed, kel vaim siin pandiks on. Õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, kel vaim siin pandiks on. Õnnelikud lapsed, kel vara taevas on. Õnnelikud lapsed, kel vara taevas on. Õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, õnnelikud lapsed, kel vara taevas on. Tervist, palun istuge. On tore, et ikkagi meid on kogunenud. Ja on nii lapsi kui isasid, see on nii armas. Sest täna on niisugune eriline päev, kus lapsed ja isad on eriti teenitud ja üles nagu tähele pandud. Ja sellepärast me siin ka Pühapäeva kooli poolt väga tahame õnnitleda oma isasid. Me teame, et teil on mitmesuguseid muresid teie elus. Ja mõned mured vaevavad teid nii väga. Kas lapsed teavad, mis mured isadel on? Kas mõni laps oskaks mulle öelda, mis mured isa võivad olla? Elektriarved tõusevad. Ja mis siis veel saab, kui ema peaks uusi kõrvarõngaid tahtma? Kus ma selle raha võtan? Isadel on igasuguseid muresid. Aga meil on tõesti see suur õnn ja suur rõõm, et meil on taevane isa, kes on andnud meile eeskuju, kes on andnud meile lahendusi ja muredele ka lahendusi. Ta on andnud meile piiblis väga palju tegelasi, kes võivad olla meile eeskujuks. Üks tegelane on see, kellest ma tahaksin teile täna rääkida. See tegelane oli Jeesus õpilane. Mees, kes käis koos Jeesusega. Ja tal oli maja Kapernaumas, järve ääres. Ja tema nimi oli Peetrus. Piibel ei räägi meile sellest, kas Peetrusel oli lapsi
ja kas ta oli tegelikult isa. Aga ometi oli tal perekond, seda me piiblist teame, ja selle perekonna eest pidi Peetrus hoolitsema. Ühel päeval juhtus niisugune lugu, et Peetrus kohtus maksuametnikega ja nad küsisid Peetruse käest, et kas sina ja Jeesus kavatsete selle keisrimaksu ära maksta või ei kavatse. Mis teete sellega? Teil maksmata läks. Mis nüüd saab? Peetrus ei muretsenud enne selle pärast nii väga, aga nüüd ta sai aru sellest, et see on üks suur mure. Mis asja, ma tean, kus ma võtan selle raha? No ma peaksin siis ju kalale minema ja kalu hakkama müüma jälle nii nagu vanasti. Aga ma tahaks nii väga käia koos Jeesusega ja kuulata, mida tema räägib. Ja vaadata, mida ta teeb. Ja üldse, mis ma siis, kus ma selle raha võtan, see keisrimaks on väga suur maks. See on nii suur mure. Ja siis tuli Peetrusele meelde. Jeesus oli teda õpetanud, mida teha murede korral. Ta oli öelnud, et heitke kõik mured minu peale ja mina kannan hoolt teie eest. Jeesus juba teadis seda, mis mure Peetrusel oli. Enne kui Peetrus jõudis minna tema juurde ja rääkida. Jeesus saatiski Peetruse kalale. Jeesus saatis Peetruse kalale ja ütles, et esimene kala, mida sa välja tõmbad, selle suus on hõberaha. Ja sellest hõberahast jätkub sinu jaoks ja minu jaoks. Kas ei ole imeline, kui me oma mured heidame Jeesuse peale? Heitmine on niisugune liigutus. Sa võtad hoogu ja paned kogu oma jõu ja sa pead selle mure lahti laskma. Sa ei tohi seda pärast endale enam tagasi võtta. Ja sa ei tohi seda kellegi teise pihta visata. Väga, väga lihtne on kellegi teise pihta visata. Aga see Jeesuse peale. Siin on see salm. Ja siin on meie mured. Ma saadan selle korvi ringi käima. Iga isa saab valida endale siit ühe mure. No, kellel on väiksed mured, võtab väiksema, kellel on suured mured, võtab suurema. Ja siis nüüd harjutame. Kui me tahame saada mõnes asjas heaks, siis tuleb harjutada. Kõvasti trenni teha, nüüd hakkame harjutama. Nii palju pallid kui mured, jah? No võtta sa ikka katsu teiste väga. Kuidas sinu muredega? Võtta ka üks mure. Kus me see teemale ei saa vajada? Nii. Sul on valge kurat. Nii, kas sul on ka või mure? Harjutame. Sul on väike mure. Väga hea. Ja siin on veel mõni isa. Mure äraviskamine ongi nii. Nüüd proovime harjutame. Murekorv on siin täpselt Jeesuse peale, tuleb siia sisse saab visata. Ja harjutame iga üks viskab oma mure, mis katsub ära saada. Niimoodi on tegelikult piiblis ka, et me peame üksteise muresid kandma, aga ärge seda meelega tehke, et oma muret ise kaela ajate. See on teie tänane niisugune lõbus ja õpetlik lugu. Ja nüüd me läheme lastega üles ja teeme teile, kallid isad, midagi kingituseks. Ja teie saate siis mureta
jumalateenistust edasi kuulata. No nii, veel on võimalik, uks on avatud. No nii, lähme siis edasi. Sattusin lugema Jeremiast see nädal. Lugesin siin 27 ja 28 ja 29 ja siin on selline huvitav aeg Iisraeli rahva ajaloos, kui oli viidud Paabelisse vangi Nebukadnetsari valitsuse alla mingi osa neist ja käisid ringi erinevad prohvetid, igal ühel oma sõnumid, üks rääkis ühte, teine rääkis teist. Ja mõtlesin, et päris raske võis olla nende inimeste elu, et kõik suured jumala mehed, prohvetid, aga räägivad täiesti vastuolulisi asju. Mõtlesin, et mõnes mõttes oleme meie täna samas olukorras, et väga palju on neid, kes räägivad midagi ja need sõnumid, mis me saame, võivad olla väga vastuolulised. Aga siin 29. peatükis minu arust on nii hea, mida Jumal ütleb selle peale, selles olukorras. Jeremiia 29, 11-14 loen. Jumal ütleb, et sest mina tunnen mõtteid, mis ma teie pärast mõlgutan, ütleb Issand. Need on rahu, aga mitte õnnetuse mõtted, et anda teile tulevikku ja lootust. Siis te hüüate mind appi ja tulete ning palute mind. Ja mina kuulen teid. Ja te otsite mind ja leiate minu, kui te nõuate mind kõigest oma südamest. Ja ma lasen teil mind leida, ütleb Issand. Et see on selline väga jumalik, et me teinekord siblime seal nende oma probleemide keskel ja kuidagi üritame saada, et mis ma sellega teen ja mis ma sellega teen. Aga et see jumala vaade on kuidagi see on täiesti tase kõrgemal, et see ongi seal rahu sees. Et ma ei tea, kas sa oled ka vahel kogenud seda, et sul on mingid pisiasjad ja sa kuidagi üritad leida neid lahendusi ja küsid Jumal, mis ma teen ja ei tule kohe seda vastust sealt ja siis kuidagi Jumal vaatab kõige selle üle ja ütleb, et tegelikult on kõik hästi ja minu plaan on hea ja lihtsalt lähme edasi. Ja mida ta julgustabki selles olukorras, kui on segadus ja sa ei tea, mida teha, ta ütleb, et hüüdke mind appi. Ja ta ütleb, et ma vastan ja ta ütleb, et kui te otsite, siis te leiate mind. Et selles olukorras, kui inimesed räägivad erinevaid asju ja on keeruline aru saada, kuhu suunas ma nüüd jooksma pean või mida ma pean tegema, siis Jumal ütleb, et hüüdke mind appi ja otsige mind. Ja tema käest tuleb rahu ja tema käest tuleb selline hingamine. Ka siis, kui sa kohe täpselt ei tea, mis sa pead tegema, aga kui sa suudad juba minna sellesse Jumala rahusse, siis tegelikult sa oled võimeline juba ka kuulma Jumala häält ja kui sul on vaja neid vastuseid, siis tulevad ka need. Et otsime Jumalat, sest temal on
teadmine, mis see tema plaan on meie jaoks. Ja alati inimesed ei saa meile öelda, mis see on. Amen, selline mõte. Aga me läheme edasi ülistusega. Kuidas teiega, aga minul viimasel ajal on kogu aeg südames seda, et ülistada Jumalat ja öelda, et tema on see, kes valitseb. On kõigis nendes olukordades, kus me täna oleme ja kus me oleme tulevikus. Ja tegelikult kõik need tänased laulud ka seda puudutavad või peaaegu kõik. Nii et tõesti, tõstame Jumala nime kõrgeks. Väga vabandan, aga ma ei saa. Iga kord ma möllan selle mikrofoniga. Teen kellegi töö tühjaks, palun vabandust. Halleluuja. Tänu, Issand, et sa oled siin. Tänu sulle, Jumal, et sa oled siin. Halleluuja. Ja sina elad oma rahva ülistuslauludes. Halleluuja. Ja me kiidame, ülistame sinu nime, sest sina oled väärt võtma kogu au ja kogu austust ja kogu ülistust. Halleluuja. Kõik võimas issanda, nii hiilgav kuningas, las rõõmustab kõik maa. Ta ümber valgusrüüm ja pimedus kaob nüüd ning väriseb ta ees, kui suur on Issand, laulgem koos, kui suur on Issand, ja näevad kõik, kui suur on Issand, kui suur on Issand, kui suur on Issand, laulgem koos, kui suur on Issand, ja näevad kõik, kui suur on Issand. Aeg on tema käes ja igavik ta sees, nii algus kui ka lõpp, kolm ainus Jumal ta, Isa, Poeg ja Vaim, nii lõvi kui ka tal, kui suur on Issand, laulgem koos, kui suur on Issand, ja näevad kõik, kui suur on Issand, kui suur on Issand, laulgem koos, kui suur on Issand, ja näevad kõik, kui suur on Issand. Sinu nimi vääriline, sinu nimi vääriline, me
püha, püha Jumal, kõige väeline. Ole tervitatud siin paigas meie keskel. Me kummardame end sinu ette. Kuningas, meie issand. Valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevald, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub sinu ülistus. Jeesus, Jeesus. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevastes ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus. Oh, Jeesus.
siin liikumas me seas, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin töötamas me sees, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin. Oled siin liikumas me seas, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin töötamas me sees, sind ülistan, sind ülistan. Elu algus. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Oled siin puudutamas meid, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin tervendamas meid, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin. Oled siin muutmas elusid, sind ülistan, sind ülistan. Oled siin, parandad südameid, sind ülistan, sind ülistan. Elu algus, halleluuja. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Isegi kui ei näe, isegi kui ei näe, siis sa töötad, isegi kui ei tunne, siis sa töötad. Ei peata sind miski, ei peata sind miski. Isegi kui ei näe, siis sa töötad, isegi kui ei tunne, siis sa töötad. Ei peata sind miski, ei peata sind, isegi kui ei näe. Isegi kui ei näe, siis sa töötad, isegi kui ei tunne, siis sa töötad. Ei peata sind miski, ei peata sind miski. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Elu algus, imede Jumal, maailma valgus, tõotuste täitja, Jumal, pooleteist kui sa. Halleluuja. Ei ole teist kui sina, Jumal. Ja ma palun, et sa teeksid meie silme, avaksid meie silmi üha rohkem ja rohkem nägemaks seda, mida sa teed. Ja kuulmaks, halleluuja, seda, mida sa räägid. Jumal, ma palun, et sa teeksid seda ka meie jaoks täna. Tänu, Jeesus. Halleluuja. Olgu austatud sinu nimi täna meie keskel. Amen.
võite istuda. Tuleme nüüd sõna juurde ja soovin jätkata seal, kus ma lõpetasin eelmine kord, et see on tõsine teema, võib tunda, et see on süüdistamine ka, aga ei ole, see on pigem profülaktik. Et mina otsin, nagu vanasti ma mäletan seda, et kui ma hakkasin eesti keelt õppima, üks peatükk selles raamatus oli tervisest, et kuidas eestlased teevad tugevaks oma tervist. Et juba sellel ajal ma hakkasin mõistma, et tegelikult eestlased väga tihti ei käi arstidele, et nad pigem nagu ravivad kodus. Ja ma nägin erinevad pildid selles raamatus, kuidas mõni kannab küüslauku ümber kaela ja teine paneb üle nina ja teine magab selle peale, et küüslauk igal pool. Ja kui ma hakkasin käima bussiga või ühistransportiga läbi Tallinna, siis ma sain aru, et jah, see ongi nii. Et viina ja küüslauk ja kõik on ravitud. Et miks pärast? Kas see on sellepärast, et inimesed tahavad haista teistele inimestele, et anda teistele teada, kuidas nad lõhnevad, kuidas nad haisevad? Ei, see on pigem, et ennetada haigust, mis võib tulevikus tulla. Nii et nad ehitasid üles oma süsteemi, tegid seda tugevaks, et kui ükskord tuleb nohu, kui ükskord tuleb viirus, siis nad on juba valmis selleks. Ja samamoodi koguduse sees. Meil on, ma ei taha öelda, et see on sisse ehitatud, sest me teame, kes meie ehitaja on. Aga ma arvan, et meil on inimkonnas mingisugune tendents, millega me oleme sündinud. Meil on paar sellised nagu pattused tendentsid. Üks on see, et me tahame seda, mis on keelatud. Et Eedeni ajas esimene patt tuli just sellepärast, et Jumal ütles Adam ja Eevale, esimesed inimesed, pigem inimkonnale. Ta ütles neile, et kõik on lubatud, absoluutselt kõik, mida te näete, on lubatud siin välja arvatud see üks puu. Ja mida nad tahtsid rohkem kui midagi muud? See üks puu. Ja kui nad võtsid seda, siis järgmine tendents tuli välja, et kui Jumal küsib nende käest, et kes ütles teile, kes pani teid seda tegema, siis nad näitasid näppu üksteisele. Et Jumal kingib neile suhteid, et hoida üksteist, et nad oleksid sotsiaalsed loomad, et nad oleksid ühiskondlikud loomad. Midagi natukene rohkem kui teised loomad, mida Jumal tegi. Ja sellel hetkel, kui tuleb mingisugune pinge või kriis või midagi sellist, siis nad näitavad näpud teistele ja need suhted lähevad lõhki. Ja mina näen samamoodi, et tegelikult meie suhted nii väljaspool kogudust kui ka seespool kogudust on suhteliselt habrad. Et nad on sellised asjad, kus kui ma ei vali oma sõnad targalt, kui ma ei ole piisavalt ettevaatlik oma sõnadega, siis ma võin teha haiget kellegi teisele kergesti. Ja ma pean olema valvel, et ma ise kontrollin, filtreerin oma mõtted enne, kui nad tulevad suust välja, et ma ei tee haiget teistele inimestele. Mitte sellepärast, et see on mingisugune poliitiline korrektsust, vaid sellepärast, et ma hindan teisi. Et ma hindan nende tervist, ma hindan meie suhted ja meie oma ühiskondlik, kogukondlik, osaduslik tervis. Samamoodi, kui ma olen teisel pool, võib-olla ma olen tundlik, võib-olla ülitundlik ja keegi ütleb midagi, ei soovi halba, ei soovi mitte midagi muud kui lihtsalt informeerida ja kuidagi see on nagu astel südamesse, et teeb mulle haiget ja ma pean ise kontrollima, et ma ei ole nii tundlik, et iga asi, mis teised inimesed võivad öelda, teeb mulle haiget ja lõhestab meie suhteid. Nii et terve seda põhjus, miks ma tõstan seda teemat, see ei ole selline nagu julgustav teema, see ei ole selline nagu, on mõned teemad, mis ainult ehitavad meid üles, eks ju, mis panevad meid ainult rõõmustama ja tõstavad hinge ja nii edasi. Ja siis on teised teemad, mis ongi rohkem nagu küüslauk üle nina. Et natukene ebamugav, aga see on profülaktik, mis kaitseb meid enne, kui seda oht tuleb. Ja just sellepärast ma tahtsin tõsta seda teemat, et kuidas kogudus saab ennetada neid lõhesid, mis loomulikult tulevad koguduse
sees. Ja osa põhjust, miks ma tõstan seda teema just praegu, on see, et me elame ajastul kontekstis, kus igal pool on erinevad arvamused internetist, sotsiaalmeedias, läbi uudised, poliitikud, on nii palju erinevad arvamused ja iga arvamusega on seisukoht. Ja ma olen näinud seda viimasel ajal, et me hakkame defineerima ennast selle võrra, et mille vastu ma seisan. Ja ma valin need arvamused, mis on kuidagi opposeeritud millegile ja mida rohkem ma olen isoleeritud nende asjade vastu, seda kindlam minu oma identiteet on. Aga meie identiteet kristlastena on Jeesuses Kristuses, mitte see, mille vastu me seisame või see, kelle poolele me liigume. See, kes lunastas meid, kes ise seisis pattu vastu, surma vastu, et päästa meid. Me oleme selles mõttes positiivsed, meie defineerime ennast positiivselt, mitte negatiivselt. Ja mida rohkem me võtame omaks neid erinevad arvamused ja defineerime ennast selle poolest, et mille vastu me oleme, seda suurem tõenäosust, et me läheme üksteisest lõhki. Paulus Korintlasse kirjas kirjutab, et ma näen, et teil on lõhesid. Ja üks piibliuurija, kes on veetnud väga palju aega just selle sama kirjaga, ütles, et see on tegelikult tähtis, et siin on lõhesid ja mitte erinevad tükid. Et on lõhesid näha selles templis, on erinevad kohad, kus sa näed, et mingisugune pragu on hakanud tulema. Ei ole veel nii, et see on varemetes, vaid oht on olemas. Ole tähelepanelik, korrigeeri oma käitumist, sellepärast, et seda oht on tõesti olemas. Kui te ei tee midagi, siis loomulikult läheb lahti. Ja ta kirjutab seda kristlastele. See on väga huvitav, et selles kirjas, täna hommikul ma olen natukene ambitsioonikas ja seega ma arvan, et on suur oht, et ma ei anna piisavalt tähelepanu nendele asjadele, mis tegelikult nõuavad tähelepanu. Minu eesmärk on see, et ma annan ülevaade terve sellest kirjast. 16 peatükki ja vaatame. 3-4 tundi ma arvan, et sellest piisab, et ei. Aga väga huvitav on see, et need erinevad teemad, mis on tõstetud üles, selles kirjas on kõik praktilised, välja arvatud üks. Üks teema, just see teema, millega ta alustab ja teema, millega ta lõpeb, see on teoloogiline teema. Ja mõnes mõttes see on nagu katte üle kõik teised praktilised küsimused, mis selles kirjas on. Ja ma arvan, et Paulus saab väga hästi aru, et sotsiaalsed, ühiskondlikud, kogukondlikud, osaduslikud probleemid, lõhenemised meie vahel võivad paista välja nagu praktilised küsimused, aga lõpuks nad leiavad oma aset teoloogias. Kas me mõistame midagi õigesti või valesti? Ja tema jaoks on võtmeküsimust see, kas Jeesus Kristus on meie fookus või mitte. Jeesus Kristus, tema elu, tema surm, tema ristilöömine ja tema ülestõusmine. Kui need asjad ei ole tsentraalsed, kui sa ei mõista tegelikult, mis seda mõju on sinu elus, siis võib tulla erinevad lõhesid koguduse sees. Jutluse lõpuks ma tulen tagasi ühe mõttele, aga ma mainin seda just praegu, et vaba kiriku traditsioonis, see tähendab baptistid, nelipühilased, vabakoguduslikud priilased, et meie traditsioonis meil on üks rõhuasetus, üks veendumus, mis on see, ja me ütleme seda suht lihtsalt tihti, kus 2 või 3 on koos Kristuse nimel, seal tema on nendega. Aga erinev teistest traditsioonist, see teeb meile väga tähtsaks see, et meie kogunemises, et kui me tuleme kokku, et see on tegelikult näha, et Jeesus Kristus on meie vahel. Kui me oleksime traditsioonis, mis ütleb, et ainus asi, mis on tähtis, on see, mis Püha Vaim teeb sinu südames, see on ainult isiklik, see on ainult personaalne, siis me oleksime täiesti vaba sellest, mis toimub teiste inimestega. Püha Vaim purutab mind ja lõpeb seal. Mul ei ole vastutust peale minu oma süda, mis teised teevad, on nende asi.
kui meie teoloogia ütleks, et Jeesus Kristus on kohal seal, kus me võtame seda armulauda, et midagi juhtub selles, midagi muutub selle sees, nii et see on päris liha ja päris veri, mis päriselt muudab meid. No siis ei ole meie vastutus enam, mis toimub meie vahel, sest me terve seda fookust on just selle sakramendi peale. Kui meil oleks teoloogia, mis ütleb, et seal, kus piiskop on olemas, seal on kogudus. Siis piiskop peab ise vastutama sellest, kuidas kogudus välja näeb. Aga kui me ütleme, et Jeesus Kristus on seal, kus 2 või 3 tulevad kokku tema nimel, siis meie kogunemine peab paistma välja, nagu Kristus ongi tegelikult meie keskel. Nii et see on meie traditsiooni üks vastutus, et mitte ainult olla passiivselt lootes, et see ükskord saab nii, vaid et pingutada selle nimel, et me tegelikult paistaksime niimoodi välja, et Jumala arm oleks mitte ainult individuaalne, vaid ka ühiskondlik, kogukondlik, osaduslik. Nii, me tuleme sellele. On mõned probleemid, ma mainisin mõned probleemid, ka eelmine kord ma mainisin, et olid mõned praktilised, sotsiaalsed probleemid selles koguduses. Ja võib-olla meie koguduses on siin mõned seosed, et mina nägin küll, et võib-olla midagi siin, mis on kordunud meie oma koguduses. Meil on evangelistide lemmikute grupid või fänngrupid või midagi sellist, et Apollos oli üks evangelist, Peetrus oli teine evangelist, Paulus oli 3. evangelist. Paulus vist tuli Korintuse kogudusele enne. Ta oli selle vundamendi rajaja. Ise ütles, et mina rajasin seda vundamenti ja siis teised tulid ja ehitasid selle peale. Aga kuidagi tuli välja nii, et inimesed hakkasid ütlema, et tegelikult Apollos ristis mind, seega ma olen Apollose oma, et ma pigem nagu pooldan seda evangeeliumit, mida Apollos jutustas. Ja teine ütleb, et ei, mina sain ristitud Pauluse ajal, et ma olen pigem nagu Pauluse oma. Siis 3. ütleb, et Peetrus, kes ütles Pauluse kohta, et Paulus kirjutab mõned asjad, mis on väga keerulised, rasked mõista, et Peetrus on võib-olla rohkem nagu konkreetne inimene. Ja võib-olla konkreetsemad inimesed ütlevad, et Peetrus on mina pooldan tema pigem. Ja Paulus ütleb, et sellised lõhenemised, sellised vaiksed proud ei ole üldse aktsepteerivad koguduse sees, Korintuse koguduse sees, ka Rapla koguduse sees, et meil ei ole lemmikud õpetajad. Tegelikult mina näen väga suurt seost sellega praegusel hetkel Eestimaal ja läänemaailmas, et eriti YouTube'iga, et igaüks kuuleb jutlust, siis nad lähevad koju ja vaatavad kõik erinevad teised ja nad ütlevad, Mätt on väga hea küll ja küll, aga tegelikult Paavston on minu pastor. Nüüd Paavston ei tea mitte midagi sinust, aga sina tead väga palju Paavstonist. Et meil ongi sellised lemmikud, ja see on osaliselt sellepärast, et meil on väga palju, mida me nüüd näeme, mis enne me ei saanud näha. Et nüüd Apollos tulebki Raplasse ja keegi teine tuleb, isegi Billy Graham tuli Eestimaale, väikese Eestimaale, Billy Graham ja siis Franklin Graham, kõik need kuulsad on tulnud siia, eks ju. Ja maailma väravad on kõik lahti ja me näeme, mida iganes me tahame. Ja me pooldame erinevad lemmikud. Ja Paulus ütleb, et kuule, seda lemmikute mäng, meie evangelistid ei muretse üldse sellest, see ei ole meie eesmärk. Meie eesmärk on jutustada Jeesust Kristust. Kui meil on muud evangeelium kui Jeesus Kristus, me oleme täiesti välistatud. See on teie lemmikute mäng. Fookus ei ole meie, ei ole isikud, ei ole iseloomud, ei ole üks vaimustav juht üle teise, vaid fookus on Jeesus Kristus ise. Ei tohi olla mitte midagi muud. Aga ilmselt see oli esimene mure, mitte ilmselt, vaid otseselt oligi nii, et Paulus tõstis seda teemat, et ma näen, et teie seas on erinevad lõhesid, üks järgib üht, teist järgib teist, ja sellised asjad ei tohi olla. Jeesus Kristus on ainus asi, mis loeb. Teine teema, mis tõuseb 5. peatükist ja 5. kuni 7. peatükini, on seksuaalsusteemad.
Nüüd, siin on tegelikult üks oht, väga suur oht ja Paulus lõpetab ühes kohas, ta ütleb, et kui on seksuaalsed patud teie seas, siis aja seda inimest välja, kui ta ei paranda meelt, ei muutu meelt, siis ta ei sobi enam teie seas. Et see ei tohi tekitada lõhenemine, pigem panna seda inimest teie seltskonnast või osaduskonnast välja, et ta ei ohustaks seda, mis teil on. Aga selles kontekstis olid erinevad standardid, erinevad kultuurilised standardid, mis olid tulnud koguduse sisse. Sellepärast, et inimeste taustad olid nii erinevad, nad tulid erinevatest kohtadest ja Rooma impeeriumi reeglid, eriti seal Korintlase linnas ja selles kultuuris, lähiümbruse kultuuris, olid väga laiad ja lahked, nii et peaaegu iga asi oli lubatud, kas abielu sees või abielu väljaspool. Millal tuleb alustada abielu, millal tuleb lõpetada, millistel tingimustel, kõik need asjad on nagu üks suur ookean, et lihtsalt vali seda, mida sa tahad täna ja kui see muutub, siis võib muutuda. Nagu seksuaalsus tänapäeval. Ja ma arvan, et üks oht selles kõiges on see, et inimesed tundsid, et kõik on lubatud, ma olen usklik, ma olen vaba, Jumal on teinud mind vabaks, Jeesus on teinud mind vabaks, mul on püha vaim enda sees, see tähendab, et ma olen vaba inimene. Reeglid enam ei loe, kultuurivormid enam mind ei hoia. Kui mul on südames lahutada, siis ma lahutan. Kui mul on südames magama kellegiga, siis ma magan temaga. Kui mul on südames teha uut liitu kellegiga, siis kõik on lubatud. Mõnes mõttes on mingisugune sarnasus meie oma kultuuriga praegu. Vähemalt seda oht on olemas. Ma arvan, et meil on Eestimaal natukene konservatiivsem, üleüldiselt konservatiivsem lähenemine nendele küsimustele. Aga siiski seda oht on täiesti olemas meie kontekstis. Et need samad reeglid ja arusaamad, mis on kultuuris, tulevad koguduse sisse ja hakkavad siin valitsema, hakkavad mõjutama meie oma arusaama asjadest. Nii kaua, kui meie abielud, kui meie suhted on isiklik asi, siis me ise vastutame selle eest. Aga tegelikult, kui me mõistame, et kogudus on nagu üks pere, nagu me ise ütleme, me oleme Jumala avatud perekond, siis tegelikult minu abielu on tähtis pilvile. Ja pilvi abielu on tähtis ka Helenile. Ja iga abielu, iga perekonna õnn ja tervis tegelikult mõjutab mitte ainult nende inimeste pilt, vaid terve selle koguduse pilt. Kõik on seotud, me oleme seotud omavahel. Me ei saa öelda, et me oleme Jumala perekond ja mitte käituda nagu perekonna liikmed omavahel. Seksuaalsus ei ole midagi, mida ma tunnen lihtsalt enda südames, oma hinges, et minu orientatsioon on üks või teine või minu soovid on või minu identiteet on midagi, mida ma ise valin. See tegelikult mõjutab teisi ka. See mõjutab teisi ka. Võib-olla ma olen vaba. Jah, ma olen vaba. Aga Paulus küsib, kas see ehitab üles kogudus? Kas see, mida sina teed oma ihuga, ehitab üles kogudus? Või pigem võtab seda maha. Kolmas teema, peatükk 8-11, on erinevad võimu küsimused, mis olid sisse kodeeritud selle Korintlase linna kultuuri sisse. Rikkad ei tohi süüa vaesetega. See oli üks printsiip seal, et kui sa oled selle kõrgemas klassis, siis sina suhtled oma inimestega, sa ei suhtle teiste inimestega. Joodikud ja prostituudid ja kõik sellised nagu räpased inimesed, nemad jäävad omaette. Aga meie rikkad ja võimsad ja poliitikud ja õpetajad ja mida iganes, me hengime koos. Ja need grupid omavahel ei sega. Ja mis oli eriti vastik Paulusele, oli see, et kui nad tulid kokku leivamurdmise ajal, siis nad tekitasid oma grupid, vaiksed grupid ja need, kes meeldisid üksteisele, hengisid koos. Ja nad koos sõid seda leib ja karikat. Ja tulemus oli see, et rikkad sõid rikkalikult ja väesed sõid
väga vähe, kui üldse midagi. See ei tohi nii olla. Nad ei mõistnud midagi Jeesuse ihust. On väga huvitav, et kui Paulus hakkab rääkima Kristuse ihust, ta räägib sellest nii, kui ta räägib vaimulikudest andidest, et me oleme kõik et igaüks kannab oma vaimu anni ja me koos moodustame üks Kristuse ihu. Aga ta kasutab seda ka siis, kui ta räägib leiva murdmisest ja need on üksteisega seotud. Need peatükid tulevad üksteise järel. Nad ei ole eraldi teemad, nad on üks teema. Kui me mõistame osadus Kristusega, siis me mõistame osadus üksteisega ka. Üks mõjutab teist. Ei ole võimalik eraldada need, et mul on osadus Kristusega, aga mul ei ole osadus teiste inimestega. No teine asi, mis tuli välja selles samas kultuurilises kontekstis oli see, et kui sul on midagi kellegi vastu, siis sa lähed kohtunikule ja ajad seda asja lõpuni. Paulusel oli seda eriti vastik, et kristlased lähevad kohtunikule ja paluvad, et kohtunik lahendab nende probleemid. Kui teil on Kristus ühine, kuidas on võimalik, et ei saa lahendada maesed probleemid? See on täiesti mõttetu. Täiesti mõttetu. Kuidas on võimalik minna kohtunikule, kui te olete kristlased? Ma olin ühes koguduses, kus asi läks nii kaugele, et juhatus ei saanud lahendada üks päris nagu sügav ja väga valus teema. Ja nad läksid kohtunikule, kes oli sekulaarne kohtunik. Ja kohtunik ütles neile, et häbi olgu, minge tagasi kirikule ja tegele selle küsimusega, kuni te leiate selgust. Et mina olen kohtunik, mitte preester. Teie kristlased peate olema võimelised lahendada sellised probleemid ilma, et sekulaarne kohtunik mõistab kohut. Nad olid nii võtnud nende oma kultuuri arusaamad koguduse sisse, et nad ei saanud enam lahendada maesed probleemid. Lihtsad probleemid, võib-olla mitte nii lihtsad, võib-olla nad olid keerulised probleemid. Aga Kristus nende sekka, kus 2 või 3 oli tulnud kokku tema nimel, oli nii nõrk, et ei olnud üldse mõju. Ja siis viimane on elitism, ma ei tea, kas on eliidid, vaimulikud eliidid. Kas on nii koguduses? Ehk mõned inimesed, kes tundsid, et sellepärast, et mul on mingisugune vaimulik märk, et ma oskan midagi teha, et ma oskan väljendada ennast, et ma oskan palvetada. Selles kontekstis oligi keeltes rääkimine, keeltes palvetamine. Nüüd meie arusaam sellest teemast on tulnud välja sellest kirjast, aga tegelikult selle õpetuse taga oli kriis selles koguduses, et mõned praktiseerisid seda anni, mis on õige ja hea and tegelikult, ehitab üles see, kes kasutab seda, Paulus ise ütleb seda, aga nad kasutasid seda kui märk, et mina olen vaimulik ja sina ei ole. Ja Paulus paneb rõhuasetus just seal, kus see peab olema. Need annid on antud armastuses, et ehitada üles kogudust. Mitte et näidata, et üks on vaimulik ja teine ei ole. Mitte et tugevdada selle staatuse süsteem, mis Korintase linnas oli nii tugevalt üles ehitatud, vaid et panna fookus Kristuse peale, kes on anni andja. Nende fookus oli täiesti mööda läinud. Ja Paulus toob neid asja tagasi ja ütleb, et teie fookus peab olema Kristuse peal, mitte millegi muu peale. Lõppkokkuvõttes, kui me võtame kõik need erinevad teemad ja võib-olla nende koguduses oli sellised teemad ja meie koguduses on teised teemad, et meil on erinevad teemad, mis on tulnud ühiskonnast sisse või meie oma ootused, meie oma nagu lemmikteoloogilised mõtted või õpetused. Nende jaoks üks põhiline viga oli see, et nad hindasid oma vabadus niivõrd palju, et nad olid valmis alandama kedagi teist selle seltskonnas, selle osaduskonnas, selle kogukonnas.
nende oma vabadus oli tähtsam kui teised inimesed enda ümber. Ja sellest tuli need erinevad valed, need erinevad probleemid. Kuidas Paulus parandab seda olukord, paneb rõhuasetus tagasi Kristuse peale, ütleb kirja alguses, kui ma tulin teile, siis ma otsustasin jutustada ainult Kristus ja tema risti löödud. Ainult Kristus ja tema risti löödud. Ja siis, kui me jõuame selle kirja lõpuni, 15. peatükkini, ta hakkab rääkima ülestõusmisest. Meil oli paar nädalat tagasi üks alfakursus, kus me rääkisime Jeesusest, kas Jeesus oli päriselt olemas, kas kõik need asjad, mis on kirjas Jeesuse kohta Piiblis, on päriselt juhtusid. Ja meil oli üks grupiliige, kes ütles, et tegelikult mina aktsepteerin väga, et Jeesus Kristus oli maa peal, et oli Jumala poeg, et ta tegi kõik seda, et tegi imesid ja jutlustas ja päästis meid ja kõike muu. Aga mul on väga raske uskuda, et tõusis surnuist. Ja võib-olla see ei ole nii vaja ka. Paulus siin selles kohas ütleb, et sa ei saa selle ümber. Et me ei saa uskuda. Meie usk on täiesti tühi, kui me ei usu, et Jeesus Kristus oli risti löödud ja üles tõusnud. Paulus ütleb, kui Kristusest kulutatakse, et ta on üles äratatud surnuist, kuidas siis mõned teie seast ütlevad, et surnud üles tõusmist ei ole? Aga kui surnud üles tõusmist ei ole, siis ei ole ka Kristus üles äratatud. Aga kui Kristust ei ole üles äratatud, siis tähendab see, et ka meie jutlus on tühine ja tühine on ka teie usk. Ja tähendab seda, et kui Jeesus Kristus ei ole üles tõusnud, siis võit ei ole, midagi ei muutu. Ta oligi hea võitud prohvet, imetegija, kõik need asjad, millal me lausime täna hommikul. Välja arvatud see, et ta on päästja, sest ta ei ole võitnud üle surma. Paulus ise ütleb, et kui ta ei tõusnud surnuist, siis tema oma elu ja õpetus oli mõttetu. Ja täpselt sama on meie usk, täiesti mõttetu. Miks on üles tõusmine nii tähtis Paulusele? Miks see võtab nii võtmerolli selles koguduses? Sellepärast, et üles tõusmises meie usk läheb praktiliseks. See ei ole ainult see, et ma loodan, et ükskord tulevikus, kui ma suren, siis ma leian ennast teisel pool surmast Jumala kõrval. Et kõik need probleemid, millega ma puutun kokku selles elus, on lahendatud ja seal mul on lõplik rahu ja õnn. Ei ole ainult see. Ülestõusmine tähendab seda, et meie sisu, meie materiaal muutub ka. Et Jumal tegelikult teeb midagi meiega, ta muudab meid päevast päeva. Ja kui Jeesuse surm, ristilöömine, surm ja ülestõusmine kehtib mulle, siis see peab kehtima ka sulle ja teistele inimestele, isegi sellele inimesele, kes on ahel minu jaoks selles koguduses, kes tekitab pidevalt muret, kes tekitab pidevalt ebamugavust, kellega ma väga ei taha suhelda. Ma arvan, et meil on palju lihtsam uskuda, et ma olen vaim vangistatud selle keha sees. Kui ükskord see keha sureb, siis ma lähen taevasse, kus on teised vabad vaimud. Me kõik hõljime ringi ja laulame ja seal ei ole enam sellised maised mured, nagu meil siin pool on. Aga see oleks väga imelik, kui meie vabad vaimud seal hõljime ja Jeesus Kristus üles tõusnud ihu vormis tuleb meie vastu, sidutab kätt ja meil ei ole mitte midagi sidutada peale vaimu. Meie tulevik, ja Paulus ütleb seda, et see ei ole ainult Jeesus. Jeesus oli esimene meest. Meie lootus ja meie tulevik ja see, mille poole me püüdleme, ongi muudatud materjal.
et meie stuff, no meie, mis oli seda sõna, just mateeria, meie mateeria saab muudetud samm-sammult ka siin selles elus. Ja see tähendab mitte ainult minu isiklik elu, mitte ainult minu seksuaalsed kombed, mitte ainult minu abielu, mitte ainult minu süda ja kas ma olen puudutatud või mitte täna, kas ma olen täidetud vaimuga või mitte. See kõik loeb, aga loeb sama palju, kuidas ma käitun teiste inimestega. Kas need vanad pinged, mis on olnud inimeste vahel, saavad ükskord lahendatud või mitte. See tegelikult loeb ja eriti vabakoguduses. Kui sulle ei meeldi see, siis on teised traditsioonid, kus sa saavad leida rahu ja pelgupaik, et ei pea tegeleda nende küsimustega, aga vabakoguduses me ütleme, et Kristus on kohal seal, kus 2 või 3 tulevad kokku tema nimel. Sellepärast loeb väga palju, kuidas me tuleme kokku, mis me teeme, kui me oleme koos. Me püüdleme selle nimel. Tegelikult see on eesmärk, see ei ole ainult asi, mis Jumal teeb, vaid me püüdleme selle nimel. Paulus ütleb, nii siis mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning ikka innukad Issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine Issandas ei ole tühine. Paulusel ei ole mitte midagi selle vastu, et me püüdleme millegi nimel. No küll meil on üks tugev õpetus Kristuse koguduses, eriti protestantlik arusaama asjadest, ka katoliklased usuvad seda sama, et arm tuleb enne meie oma otsused. Et mina ei saa teha mitte midagi ilma, et Jumal on enne andnud mulle armu. Et me viskame ennast, me paneme enda kaalu Jeesuse peale ja me viskame oma pallid selle korvi sisse ja kõik, aga ta kutsub meid enda poole, liikuda tema poole. Ei ole ainult nii, et me võtame vastu tema armu ja passiivselt ootame, et tema lahendab kõike. Me püüdleme selle nimel. Ja Paulus ütleb, point on selles, et teie vaeva nägemine ei tohi olla tühine. Tema arm meie sees ei tohi olla tühine. Me peame valima suunda ja selle nimel vaeva nägema. On võimalik, et mõned ütlevad, et püüdlemine ei ole sama nagu Jumala usaldamine. Et kui me usaldame neid asjad Jumala kätte, siis tema lahendab seda kõike. Ma olen nõus sellega, siis kui sul on kindel veendumust ja pühendumust sellele, et lahendada seda olukorda, kui võimalust ükskord tuleb. Kui sa viskad oma probleemid Jumala peale, heidad oma probleemid tema peale ja oled valmis muutuma ennast, kui võimalus tuleb, siis ma olen nõus sinuga. Aga kui sa ütleb, et Jumala usaldamine tähendab seda, et mul on käed vaba, et Jumal tegeleb, mina ei pea enam tegelema, siis ma ei ole nõus sellega. Tõeline usaldamine tähendab seda, et ma palvetan, et ma valvan ja ma olen valmis tegutsema, kui võimalus tuleb. Kui mina tean, et on mingisugune pinge minu ja teise inimese vahel selles koguduses, siis see on nüüd ja siit edasi minu vastutust selle suhe eest palvetada, ole valvel, kuni võimalus tuleb ja ole valmis, kui see võimalus tuleb, tegeleda selle küsimusega. Nüüd eelmine kord, eelmises ütluses ma andsin võimalust ja tegelikult seda sama võimalus on täiesti olemas, et mõned inimesed tulevad kokku ja lihtsalt hakkame praktiseerima seda. Proovime midagi, et olla avatud sellele, et püüdelda selle nimel. Ja üks inimene tuli kohe, ütles mulle, et ma olen valmis tegelema. Et kui sa tegelikult tahad teha seda, siis teeme ära. See on sama inimene, kes on alati olnud valmis. Ja mitte keegi teine ei tulnud.
Nii et ma ei süüdista, aga ma tahan innustada, julgustada, et Jumala, kuidas ma ütlen seda, et murede heitmine Jumala peale ei tähenda seda, et mul on käed vaba. Just nagu keegi tark ei sõida Elon Muski Tesla autos, paneb põhja gaasi ja võtab käed täiesti vaba ja jääb magama. Mõned on teinud seda ja nad enam ei ärka. Käevaba süsteem on täitsa olemas, ilmselt seda auto on piisavalt tark, aga sa oled rollis, sina vastutad, Jumal on pannud seal selles positsioonis, et rollida. Samamoodi, meie oleme oma suhete valitsejad. Me heitame oma mured Jumala peale. Kui on midagi, mida me ei ole suutnud siiamaani lahendada, siis me heitame neid asjad Jumala peale. Aga me oleme valvel ka. Ja me ootame seda võimalust midagi parandada. Ja kui seda võimalust tuleb, siis me võtame seda hea meelega, et asi oleks lahendatud. Meil on olnud mõned pinged inimestega, meie oma peres. Ja just sellepärast, et me oleme vabas koguduses, tekib seda tunne, ei saa vaikses koguduses peeta ennast nurga sisse. Et sa näed kogu aeg teised inimesed, sa pead hõõruma nende vastu. Ja keegi tuleb ja tervitab või helistab või pead tegelema nende lastega või mida iganes. Me peame tegelema nende küsimustega. Jumal on pannud meid kokku põhjusega. Me peame tegelema nende küsimustega, kuni meie suhted ka on üles tõusnud. Nüüd, kas me näeme seda selles elus? Mõnikord näeme. Mitte alati, aga see ei tähenda, et me enam ei püütle. Me usaldame neid asjad Jumala kätte ja püütleme selle nimel. On huvitav, et ma lugesin Vanas Testamentis teise Moosese raamatus, et kui mees kaevab auku, jätab seda täitmata ja siis teise mehe loomad kukuvad selle sisse ja surevad, siis see, kes kaevas auku, peab maksma kinni nende loomade hind. Samamoodi, kui mehel on üks härg ja ta teab, et härjal on selline tendents, et kui ta näeb teised härjad, siis ta kuidas on, raamib oma sarvetega, tappab sarvetega. Ta teab, et seda tendents on olemas, aga ei pane aeda tema ümber. Ja siis tulebki välja, et see juhtubki, et kellegi teise harg on surnud selle pärast. Siis ta peab ostma uut härga talle, ta võtab seda surnud endale ja tema vastutab selle kahju eest. Täpselt samamoodi ma arvan, et me ei saa lihtsalt võtta käed vaba ja öelda, et olgu, see on nüüd Jumala probleem. Et pinge minu ja selle inimese vahel on nüüd Jumala probleem, tema tegeleb sellega, ja mul on käed vaba. Ei ole nii, sest see mõjutab teised inimesed ka selles koguduses. Iga pinge süsteemi sees tekitab proud teiste kohtade peal. Ma mainisin seda, et meie kõrvalhoone hakkas näitama proud seina sees. Kas probleem oli seenas? Ei, probleem oli vundamentis. Aga sellepärast, et vundament oli nõrk, proud tekkisid seenas. Kui me jätame lahendamata, tegemata probleemid, mis meie ja teiste inimeste vahel on selles koguduses, see puudutab mitte ainult meid, vaid teised inimesed ka. Ja neid proud tulevad sellepärast, et mitte ainult mõned suhted on nõrk, vaid sellepärast, et meie süsteem on jäänud nõrgaks. Me oleme kriisi ajal praegu, kus informatsioon on liiga palju, võimalused on liiga palju ja kultuur õpetab meid, et sinu identiteet on selles, et sa oponeerid millegi vastu. Ja kui meie süsteem selles koguduses ei ole piisavalt tugev, kui me ei tegele nende suhetega ja teeme neid paremaks, kui me ei investeeri aktiivselt, kui me ei püüdle selle nimel, siis meie osadus on ohus. Aga kui me mõistame,
et see, mis Jeesus tegi risti peal, kui ta suri risti peal ja oli üles tõusnud ja muudetud ise, et see loeb ka mulle ja loeb ka teistele, siis me hakkame tegelema selle reaalsusega, mis on maine, mis on füüsiline, mis on materiaalne. Meie päris elu, me tegeleme sellega. Me ei ainult oota seda, mis tuleb peale surma, vaid me tegeleme sellega, mis on seotud eluga. Tead, minu jaoks see on kriitiline küsimus. Sellepärast, et kui me ei ole selline osadus, kus inimesed saavad tegelikult muuta. No, ma olen kuulnud, nüüd ma olen piisavalt kaua olnud siin, et ma tean, kus mõned koer on maetud. Kui see koer, kes oli maetud 15 aastat tagasi, ei saa muutuda sellest vormist, siis joodik ei saa ka muutuda. Prostituut ei saa muutuda. Kes iganes tuleb usule läbi alfakursus, ei saa muutuda. Meie arvamused temast, kui need arvamused ei saa muutuda, siis Jumala vägi tema sees ei saa muutuda teda ka. Ma pigem soovitaksin, et ta läheb kellegi teisele. Kui ta tuleb usule meie kogudusesse, et ta pigem liitub Luteri kogudusega või läheb Tallinnasse. Me peame olema avatud sellele, et inimesed meie ümber muutuvad, et meie oma arusaam nendest muutub ka. Ma arvan, et mida vähem on meie usk sellesse, mida rohkem on seda tõenäosus, et me oleme jäänud ise armust kaugel või vähemalt selle mälestusest kaugel. Et meie ei mäleta, kui tähtis Jumala arm oli meile, kui palju see meid muutis. Teised tegid ruumi meile, et meie saaksime muutuda. Kuidas me ei anna ruumi teistele muutuda, olla muudetud. Iga suhe koguduse sees on antud ülevalt. Ma ei usu seda, et me juhuslikult oleme sattunud siia kogudusse koos. Et Jumal pani meid kokku põhjusega. Ei ole nii, et ma võin lihtsalt põgeneda teise kogudusele või ma olen ainult ülistuse teenistuses, aga ma ei käi piiblitunnile. Sellepärast, et see mees on piiblitunnis. Ma ei taha selle mehega tegeleda, suhelda, pigem hoian temast eemal. Ma valin oma teenistust. Või ma põgenen teise kogudusele. Keegi on teinud mulle haiget ja ma ei taha tegeleda selle küsimusega. Ma pigem lähen teisele kogudusele. See ei ole võimalik. Jumal on andnud meile, ta on kenkinud meile just need suhted, mis meil on selles koguduses. Meil on vastutus tegeleda nende suhetega. Sama palju, kui meil on vastutus tegeleda oma pattudega. See ongi selle reaalsus, millesse me oleme ristitud. Kahjuks. Täitsa ausalt, elu oleks palju lihtsam, kui ma saaksin lihtsalt öelda, et Jumal, õnnista mind, puuduta mind, taida mind oma vaimuga ja ma näen läbi elu muretult ja täis rahu ja ma ei puutu teised inimesed, ma lihtsalt olen õnnelik. Kuni surmani. Nii oleks palju lihtsam, aga see ei ole meie kutsumus. Jumal näeb ette muudetud kogukond, uus Iisrael, uuendatud Iisrael. Ja kõik peab muutuma, mitte ainult meie süda, vaid ka meie suhted. Nii et ma tahaksin julgustada nüüd teisest nurgast tegelema nende küsimustega, kui sul on pinget teise inimesega, tegele sellega, tee midagi selle nimel, aktiivselt, püütle selle nimel. Anna mingisugune märk, et sa oled avatud sellele. Ole initsiaator, tee midagi, et näidata teisele inimesele, et sina oled valmis teha samm tema poole, kui tema on valmis tegema samm ka sinu poole. Püüdleme selle nimel. Muidu aastast aastasse on lihtsalt täpselt sama surm nagu alati. Samad pinged. Kui sa lähed ükskord massöörile,
ta alati ütleb mulle, et miks sa ei tulnud pidevalt, miks sa ei ole siin kogu aeg, et me võiksime lahendada neid asjad, neid pinged, mis on tulnud. Sina ootad alati selle hetkeni, kui sa oled täiesti pinges ja ei saa lahendada neid asjad. Ja siis sa tuled ükskord ja ootad, et mina lahendan kõike ainult 1 tunniga. Ei ole nii, sa pead pingutama, sa pead tegelema sellega aktiivselt, muidu need asjad ei lahenda. Ma ei näe teist varianti, ausalt, eriti vabakoguduses. Kui sa tahad saada sellest vabaks, meil on naabrikogudused, kus on võib-olla natukene kergem ennast peeta, aga meie veendumus ongi see, et me oleme vabad. Kui me tahame seda vabadust, siis tulevad ka vastutused ja üks vastutus ongi see, et Jumala arm läheb mitte ainult mulle, vaid ka minu suhetesse ja muudab needki. Olge jurustatud. Tee üks julge samm sel nädal, palun. Ja vaatame, kuidas meie seenad on taastatud. Kuidas tekib üks tugev hoone siin Raplas, kus igaüks, kes tuleb usule, tunneb kohe, et selles paigas on kõik võimalik. Selles paigas on kõik võimalik. Jumala arm on vägev ja võimas ja need inimesed on valmis mind vastu võtma, nii nagu Jumal uuendab mind. See ongi meie tulevik, kui me seda valime, kui me püüdleme selle nimel. Amen. Palvetame koos. Issa taevas, ma tänan sind, et meil on rohkem võimalik sinuga, kui me võime üldse ette kujutada ja unistada. Ja meie fookus nii tihti on just selle peale, mida meie kogeme ja tunneme ja millega me kokku puutume läbi nädala. Et meil on oma elu ja oma mured ja oma probleemid ja oma soovid ja oma ajakasutus ja kõik need asjad, mis on meile tähtsad. Ja see on nii hea, et sinu arm tuleb ja puudutab meid isiklikult, et muudab meid ja sa teed meie südamed pehmemaks ja sa täidad meid sinu armuga ja rahuga ja rõõmuga, viha asemel ja muretuse asemel, mure asemel. Ja Issand, ma palun, et meie silmad oleksid sama palju avatud sellele, mis toimub meie vahel, meie ja teiste inimeste vahel, et seda sama arm ei pea lõppema meiega, vaid saab minna edasi ja puudutada teised inimesed, kes on meiega seotud. Issand, ma tõstan sinu ette täna hommikul meie suhted selles koguduses, kõik need suhted eriti, mis tunnevad pinget praegu, kus on suured küsimused, mis tunnevad lahendamata, kus me oleme lihtsalt andnud alla, et lootust enam ei ole, et midagi sellest tuleb. Issand, ma palun sinu rahu, ma palun sinu lootust nendes kohtades. Ja Issand, ma palun ka seda, et kui me oleme matnud maha mõni suhe, lootes seda, selles, et see lihtsalt kaob, et see lihtsalt läheks kuhugi mujale, et see lihtsalt aurab kuidagi. Ma palun seda, et sa paned just seda suhe meie südame peale, kuni me oleme valmis sellega tegelema. Ja Issand, ma palun, et kui sa teed seda, et sa annad meile armu ka, et mitte ükski püüdme, ükski proovi, mitte ükski tegu või sõna, mida me oleme valmis tegema selle nimel, läheks raisku, vaid et sinu arm tuleb meie vastu ja teeks imesid meie koguduse sees, Issand. Ära jätta meid puudutamata, ära jätta meie suhted puudutamata, vaid tee meid terveks, Issand. Ma palun seda Jeesuse Kristuse nimel. Amen. 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 Mõned mõtted, mis sellega seoses tulid, et tegelikult see on natuke alandlikkuse teema.
see suhete korraldamise teema, et see tundub nagu lihtsam, et ma ei, vaadaku ise, kuidas saab ja miks mina pean ja ma ei ole süüdi ja mõtlesin Jeesuse peale, et mõtle, kui palju lihtsam oleks Jeesusel olnud taevas olla. Siia maa peale tulek, see oli ilge jama, olgem ausad. Taevas oli mõnus, mugav, Jumalaga oli kõik hästi, on ju. Et Jeesus peaks olema meie eeskuju. Et Jeesus nagu ei leppinud sellega, et on mugav. Teisest küljest, ega kui on mingi jama, et tegelikult see ei ole mugav. Ta kogu aeg tiksub sul seal. Ja tegelikult see mõjutab sind. Sa tegelikult ei ole päriselt vaba, kui sa tead, et mingi jama on kuskil. Isegi kui sa selle inimesega kogu aeg kokku ei puutu. Et tegelikult see tasub ära, et võib-olla sellel ühel hetkel mõnes mõttes alandada ennast, et minna ja võib-olla alustada sellega tegelemist. Mätt siin rääkis, siis ma otsisin piiblist need kohad üles, need minu lemmikkohad, et kui te üksteisele andeks ei anna, siis Jumal ei anna teile andeks. Et seal samas meie isa palves, mida me ütleme, et anna meile andeks, nii nagu meie teistele andeks anname. See oleks super, kui me ise ei eksiks ja me ei vajaks Jumala armu. Et siis ongi see, et okei, et mul ei ole seda vaja. Kui sa oled olnud vähe aega kristlane, siis ilmselt sa näed, et sa eksid ja kurb teatada, et kui sa oled olnud palju aega kristlane, siis väga palju midagi ei muutu. Et ma olen mõelnud, mis see on. Aga see on lihtsalt see, et kui sa alles tuled Jumala juurde, või ütleme siis nii, et sa hakkad Jumala poole liikuma, tegelikult sa oled seal kaugemal ja need on mingid asjad, mis selles hämaruses, eks ju, nähtavaks saavad. Aga mida lähemale sa Jumalale tuled, seda suuremaks läheb valgus ja siis muutuvad nähtavaks need asjad, mis seal hämaruses ei olnud nähtavad. Et mida suuremas valguses sa oled, seda väiksemad asjad muutuvad nähtavaks. Et selles mõttes see on okei, et jah, me ei saa täiuslikuks, nii kurb kui see ka on. Samas ma olen mõelnud, see on tore, sest kui ma saaks täna öelda, et ma olen täiuslik, siis mul ei ole enam Jeesust vaja ju. Et mul ongi sellepärast Jeesust vaja, et ma ei ole täiuslik. Et ainuke võimalus, kuidas ma saan Jumalale kõlbada, on läbi selle, mis Jeesus tegi. Et see tähendab seda, et ma vajan meeleheitlikult Jeesust, sest mul ei ole muidu mitte mingit lootust. Nii. Amen. Lähme siit praegu edasi sellega, et me paneme kokku oma ohvri ja ülistajad tulevad.
sinu arm on nii suur, iga päev minu jaoks ja ma langen su ees austuses. Sinu arm on juhus, iga päev minu jaoks ja ma imetlen taas su ustavust. Halleluuja, kiitos sinule, Jeesus, suurem kui vead, mida olen teinud, suurem kui helve, kus olen käinud, suurem kui koormad minu teel on su arm, suurem kui mõtted minu peas, suurem kui halvad teod või head, suurem kui see, mida suudan ma, on su arm. Halleluuja, 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 halleluuja. Kiitos sinule, Jeesus, kiitos sinule, Jeesus, kiitos sinule, Jeesus. isa, me täname sind selle üliväga suure armu eest, mida sina igal päeval meile jagad. Me oleme hoitud, kaitstud, juhitud, varustatud kõigega, mida me vajame. Täname sind ka selle kokku pandud ohvri eest, Jumal. Õnnista igaüht, kes sai panna, ja õnnista igaüht, kes ei pannud, Jumal. Tänu sulle, et sina varustad meid. Tänu sulle, Jeesus. Kiitus sulle sinu ustavuse eest. Amen. Jah, te võite istuda. Järgmise pühapäeva suhtes praegu on seal kavas kirjas, et on tunnistused, et kui kellelgi on midagi, mida tahab jagada, siis ole hea, anna Pilvile eelnevalt teada ja meil on rõõm kuulata seda, mida Jeesus on teinud. Aga on lisaks tunnistustele on siis Andre Matetski tulemas, nii et seda seal kavas kirjas ei ole, aga tema on ka järgmisel pühapäeval meid teenimas. Või ütleme siis nii, et on kokkulepe, et ta tuleb, nagu meil tänapäeval kõigi asjadega on, et igal juhul on ta lubanud, et ta tuleb.
nii, siis siin on mõned kaardid, mida on juba loetud ja siis on mõned, mida veel ei ole. Siin on Marianne, keda mina ei tea, aga keda Jumal teab. Ja on siin kirjas nii: looda issanda peale ja tee head. Ela oma maal ja pea ustavust. Olgu sul rõõm issandast, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Psalm 37, 3 ja 4. Palju õnne soovib Rapla vabakogudus. Kas on keegi, kes teab Mariannet ja saaks talle viia? No nii, kes enne jõuab, see saab. Kas on Mariannet viiendas? Kes veel tõstis? Indla tõstis ka kätt. Sellega oli segadus, jah, mina arvasin ka algul ühte teist inimest, aga selgus, et on veel keegi, jah. Nii, ja siis on meil Kadri. Ja issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal. Ta teeb tugevaks su luud liikmed ja sa oled otse kui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust. Psalm 58 ja 11. Nii. Kuidas me teeme? Kas me palvetame praegu või me teeme ära lõpuloo ja siis palvetame? Mätt noogutab. Siis me teeme nii, et me teeme lõpulaulu, teeme õnnistussõnad ja siis paneme kinni selle salvestuse ja siis palvetame. Nii
Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma Isa, Poja ja Püha Vaimu